No tšau, teate, ma mõtlesin, et suvi hakkab vaikselt tulema ja maasikahooaeg ka tuleb, et näete, kuidas maasikad igal pool juba kaubanduses on ju. Et võiks teha täna pannakotat. Pannakota on siis tegelikult Itaaliast, meie teeme natuke sükest Aasia mõjutustega, ehk siis me teeme kookose pannakotat täna. Aga sul ei lähegi selle jaoks midagi väga paljut vaja. Me kasutame ainult loetud koostisosi ja alustamegi sellest, et võtame kohe alguses endale selatiini. Ja selatiini puhul siis paneme ta rahulikult endal paisuma. Nii. Võtame selatiini. Ja paneme siia siis vett peale. Nii, külm vesi peale. Nii, väga hea. Ja jääb siia kõrvale rahulikult puhkama. Nii, liigume edasi siis poti peale. Võtame endale poti ja paneme kohe alguses siia kookose koore. Paneme kõik selle siia potti. Nii, ja kui meil on siia kookoskreem sisse pandud, siis me paneme vahukoort. Vahukoore puhul jällegi, kui sa ei taha vahukoort kasutada, siis sa võid selle asemel rohkem panna lihtsalt tavalist kookoskreemi jällegi samamoodi. Väga hea. Ja minu salajane koostisosa on üks väga hea kookose pirniliköör, mis annab sellele pannakotale erilise nõksu. Ja ma ütlen päris ausalt, et ma olen päris palju seda katsetanud ja ma julgen seda soovitada, sellepärast et selle tasakaalu paika saamisega läks mul väga kaua aega, aga usu mind, tulemus on seda väärt. Nii. Siis paneme siia suhkru ja jällegi suhkrut, ma ütlen, see on siuke standardkogus, mis sobib siia väga hästi, nii et katsetama sina ise ei pea hakkama. Nii, ja siis ma tõstan selle poti siit korraks eemale, et võtta vanillikaunast ka seemned välja ja vanillikaun on siis see maagiline koostisosa, mis annab nagu väga mõnusa maitse. Et kui sa ei taha vanillikauna seemneid kasutada, sa võid kasutada ka ekstrakti. Et sa ei pea kartma, et midagi juhtub või midagi ei saa või kasuta ekstrakti, kasuta näiteks, et sa võid kasutada seemneid, aga kui sa vanillikauna seemneid ei saa kasutada, siis võid asendada ka vanillisuhkruga. Vanillisuhkru pane siis 2 lusikatäit, näiteks supilusikatäit vanillisuhkrut ja selle asemel võta siis 2 supilusikatäit tavalist suhkrut vähemaks. Kaun läheb ka siia sisse ja liigume edasi. On ju? Nii, nüüd meil on peaaegu kõik koostisosad sees, paneme natukene soola ka, tibakene ja saamegi edasi liikuda. Nii, ja siis paneme koore pliidile ja paneme ta sooja. Pannakota siis tähendab itaalia keeles tegelikult keedetud koort ja me keedame teda ainult selle eesmärgiga, et sulatada suhkur ära. Kui suhkur on sulanud, siis otseselt see koor ei pea keema minemagi, vaid me lihtsalt sulatame suhkru ära, segame selle kõik ilusti siit läbi ja kõik on väga hästi. Nii, ja nüüd ta siis vaikselt kuumeneb siin, aga jällegi meil ei ole mitte midagi muud teha. Suhkur sulab ära, peaaegu tõuseb keema või natukene tõusebki keema, keetma sa teda otseselt ei pea, et siis hakkad juba struktuuri muutma. Siis kui meil on suhkur sulanud, siis me paneme selatiini sisse, sulatame ära ja me jätame ta jahtuma. Näed, juba tõusebki keema. Väga hea. Ilus. Nii ilus. Kui sa peaksid ütlema, mis on seksikas magustoit, siis ma ütlen, see on pannakota. Sellepärast, et pannakota pärast on nagu siuke võdiseb. Niimoodi nagu ikka. Ütleme, siuke kerge võdin on siuke kerge võdin on seksikas. Nii et täitsa siukest taist liha ei taha keegi, on ju.
nii et laseme ta, vaatame, jaa, väga hea. Natukene veel. Ja siis on peaaegu nagu valmis. Et panna cotta on tegelikult minu jaoks hästi kerge magustoit, aga kui sa seda proovid ja just nagu ehtsa vanillikauna seemnetega ja selle pirni ja kookoselikööriga, see on mega hea. Nii, näed, väga hea. Nii, suhkur on sulanud, hakkab kergelt keema tõusma, pliit välja, tõstame ta pliidilt ära ja segame siia selle sama selatiini sekka. Ja selatiini kogus on hästi täpne, et ta tuleks välja ilus ja ta ei jääks liiga vedel, aga samas, et ta ei tuleks liiga paks. Kui ta on tarretunud nagu tarretis, siis ta on ilmselgelt vale. Nii, segame ta ilusti läbi. Ja laseme tal jahtuda. Nii, jääb rahulikult siia jahtuma. No nii, hakkab vist vaikselt valmis saama. Vaatame. No näed, jahtunud on. Tavai, lähme tuppa tagasi siis. Rauno kiirjahutuse meetod 1, 2, 3. No nii. Ja nüüd on siin näha, et need vanillikauna seemned on ilusti siin ühtlaselt nii-öelda jaotunud. Aga me laseme ta igaks juhuks läbi sõela, et siin suuremad vanillikauna enda tükid siit välja nii-öelda sõeluda. Nii. Laseme ta läbi sõela. Mul muidugi kann on hästi väike, sõel hästi suur. Hea elu. Seksikas magustööd. Selle ma viskan juba ära. Aga siin on seemneid, vaata kui palju. Laseme kõik need seemned siit ilusti nõusse. Ja siis, mis meil muud teha, kui võtame nõukesed ja valame kõik ära. Nii, ja nagu ka minu crème brûlée videos, siis samamoodi ma alustan alguses pigem väiksemast kogusest, et ma ei täida kohe kõiki ääreni ära, vaid ma täidan natukene ja siis jälle uuesti. Sellepärast, et muidu jälle need vanillikauna seemned võivad natuke rohkem põhja koguneda ja siis lõpuks sul ei ole seal enam neid vanillikauna seemneid, mida sa nii väga tahad. Siis mul käed juba värisevad, ma tunne on siuke, et see panna cotta tuleb vapsieno. Ja näed, nüüd tuleb see kaaviar siia peale. Okei, ma tahan ikka kõik, need vanillikauna seemned on tõesti asendamatud, neid ma raisku ei lase. Kõik läheb siia. Nii. Ja nüüd siis paneme kaanet peale. Mina kasutan jälle korduvkasutatavalt jogurtigaasi, ideaalselt õiges suuruses ja nüüd me peame nad panema siis külmkappi. Külmkapis minimaalselt 4 tundi, mida kauem seisavad, seda parem on, midagi nendega ei juhtu. Nii et varsti näeme uuesti. Teate mis vä? Panna cottad on valmis, aga ütleme nii, et ma päris 4 ei hakka nagu üksinda sööma, et ma teen endale ainult 1 valmis. Aga mis sul selle jaoks vaja läheb? Mina teen sinna maasikasalsa kõrvale, ehk siis ma kasutan värskeid maasikaid. Jällegi, see annab väga hea lisanüansi sellele. Kui sa tahad, sa võid ka maasikamoosi kasutada, aga minule meeldib eriti kasutada nagu värskeid maasikaid. Eriti kuna neid ka praegu on, siis on nagu ülihea. Ja siis ma lõikan need sellisteks väiksemateks kuubikuteks. Jällegi, väiksed kuubikud ja siis me paneme siia natuke veel mõnusat mämmi juurde. Nii, rohkem polegi vaja, aitab. Nii.
Ja särtsu anname siis värske piparmündiga, et paneme siia värsket piparmünti sisse, aga samamoodi hakime ta ilusti ära enne, et meil oleks siin seda maitset natuke rohkem ka kui niisama silmailu. Sa ei pea väga peenikeseks seda hakkima, aga parasjagu, et oleks niimoodi ühtlaselt siin nii-öelda maasikate sees. Siis ma panen siia ka natukene agaavisiirupit, et teda nii-öelda kokku segada ja ja natukene musta pipart. Hästi natukene. Nii, segame ta siis ka läbi ja ongi valmis. Nüüd pannakota võtame välja. Kui sa ei taha, sa võid jätta pannakota nõu sisse, kõik on väga hästi. Minu jaoks on see omaette nauding, kui ma saan selle ilusa võdiseva pannakotaga sealt välja. Nii et ma panen nõu sisse kuuma vee, võtan tast kinni ja ma panen ta hetkeks siia kuuma vee sisse. Loe umbes näiteks 15-ni, 20-ni või kuidas su sisetunne ütleb. Sa võid muidugi ka proovida ja kui välja ei tule, siis paned uuesti ta siia sisse. Nii. Vaatame, mis ta teeb meil. Nii, väga hea. Nüüd ma panen ta siia keskele ja natuke raputame. Ja kuulsite, mulks käis, tuli välja. Oh, jam. Nii, ja nüüd paneme selle mõnusa maasika salsa siia peale. Oh jaas. Oh my god. See on nii mõnus. Paneme siia paar lehekest ka münti. No nii. Väga ilus. Ma tahan veel panna. See väike leht on siit ainult puudu. See on see kirsttortil. No nii. Ja mille järgi te saate aru, et pannakott on õige? Vaadake nüüd seda võdinat. Kas te näete või? See on perfektsus. See on lihtsalt perfektsus. See on perfektsus taldrikul. Oh my god, ma tahan seda juba süüa. Nii, ja siis ma maitsen seda võdisevat. See on nii hea. Ma enne pean proovima ka, aga ma juba tean, et see on hea, sest ma olen seda nii palju teinud. Nii, ja vaadake seda. See on nagu Jam! Oh my god. Ja see liköör. See annab siukse maitse nüansi juurde, et see on nagu oh my god. Peale rasket tööpäeva on see nagu parim preemia iseendale. Ja mega lihtne. Proovi ka kindlasti, on ju. Aga kui sul on mingeid soove, mida sa tahaksid veel näha, siis anna mulle siin all kommentaarides teada, on ju. Aga mina naudin edasi, söön edasi. Sa tee ka oma asju, on ju. Okei, davaiks. Tšau!